Süsteemi vastus ei olnud, et võib-olla peaks inimestega rääkima avatumalt ja ausamalt. Süsteemi vastus oli, et me peame kohe selle kontrolli tagasi võitma. Ja kuna otsene tsensuur näeb halb välja, siis leiutati pehme tsensuur. Desinformatsioon, vihakõne, kahjulik sisu, rahva kaitsmine valeinfo eest, oht ühiskonnale, turvalisus, tervisekaitse. Kõik ilusad sõnad, kõik vajalikud teemad, aga nende varjus filtrid karmistuvad, algoritmid vaigistavad, poliitiline surve kasvab, platvormid kustutavad, inimesed vaikivad, arvamused tsenseeritakse, narratiivid ühtlustatakse. Ja seda nimetatakse infokontrolli taastamiseks. Aga miks just praegu? Sest võim nägi, et rahva ärkamine ei ole enam peatatav. Viimase 10 aasta jooksul on inimesed õppinud ise uurima, inimesed loevad seadusi, inimesed otsivad andmeid, inimesed jälgivad poliitikute lubadusi, inimesed lindistavad politseid, inimesed võrdlevad narratiive, inimesed saavad aru, kui neid lollitatakse, inimesed küsivad küsimusi, mida varem ei küsitud. Ja see on süsteemi jaoks ohtlik, sest võim ei karda valesid, võim ei karda trolle, võim ei karda rumalaid inimesi, võim kardab teadlikke inimesi. Inimesi, kes ei usu kohe, kes kontrollivad fakte, ei allu narratiivile ja küsivad, miks. Miks muidu seda tehakse? Miks see seadus vastu võiks? Aga kes sellest võidab? Miks? Ja sellepärast ongi sõnavabadus rünnaku all, sest infovõimu kaotus on ka poliitilise võimu kaotus.